kuidas sa ennast tunned? Mitte kuidas sul läheb, aga mis su tunne on? Tunne on täiesti keskmine. Mitte võib-olla täna kõige parem tegelikult tänu nendele füüsilistele asjadele, aga täna hommikul just mõtlesin, et ma võtan fookusesse sellel kevadel füüsilise keha. Okei. Et mul on mingid vigastused siin paar aastat olnud. Küünarnukk on kuidagi ei taha ära paraneda, käisin rattaga sõitmas, kuidagi venitasin ära ja ei ole nagu saanud päris lõpuni korda. Nii kui saab jälle koormus, nii jälle annab tunda ja nüüd siis selle lumelaua kukkumine ja ühesõnaga mingid asjad on kogunenud ja ma olen nagu teadlikult tegelikult tere! Et olen teadlikult pannud tööd kõrvale ja see on päris suur asi tegelikult, sest ma olen viimased 15 aastat ikkagi hästi palju tööle rõhku pannud. Ja nüüd siis nende valikute tegemine, et võtad nagu fookusesse iseenda rohkem, võtad fookusesse lapsed rohkem. Eks see vanusega ka seoses muidugi. Sa oled noor mees. Jah, aga siiski. Kuskil 40ndate keskel kuidagi tunned, kuidas moodi asjad hakkavad muutuma. See on väga huvitav. Ma olen selle peale mõelnud viimastel nädalatel. Et kui oled seda kuulnud varem ka, et keegi teine on rääkinud, et eks vanemaks saades hakkavadki väärtused muutuma, aga see tundus kuidagi olevat selline filosoofia nagu. Aga see on huvitav, kuidas sa märkadki enda juures, ärkad ühel hetkel üles ja märkadki enda juures, et mingid asjad, mis tundusid olevat olulised ja tähtsad, nad ei ole enam nii tähtsad ja sa julged teha valikuid, pannes selle vana iseenda kuidagi tagaplaanile, eelistades mingeid asju, mis kunagi võib-olla tundusid vähem tähtsad. Ja täna hommikul just mõtlesin, huvitav, kus käib see plõks, et kas näiteks pensioni ikka jõudes, kui sa oled kuskil, ma ei tea, 65, kas siis käib hiljemalt see plõks ära, et sa mõtled, et okei. Diskomuusika ei meeldi, no? Ei, ma ei viitsigi enam. Praegu tundub, et töö on nii huvitav, see kõik on nii huvitav. Ei, kõik teemad nii huvitav on see kõik. Aga kas mingil hetkel käib plõks ära ja mõtled, et ma ei viitsi enam. Ma ei tea, kuidas sul on näiteks selle asjaga? Et kas sa tunned, palju sa oled 40? 41, saan 42, jah. Sa oled märganud mingeid muutuseid või praegu sul on nii palju tegelikult laual, et jah, sama teema, vaata, tööasju on nii palju, kuidagi fookus on juhult seal, aga tead, ma üks päev just mõtlesin selle peale, kuidagi tuli see taipamine, et vaatad lapsi, nad on 1 ja 4 on ju. Ja. Et on raske ja magamatus ja whatnot, aga siis hakkad mõtlema, siis ma korraks kujutasin ette, kuidas nad on suuremad, umbes nagu sinu laps, võib-olla natuke veel vanemad, sellised 10+, saaksin mõtlema, meil on teised huvid, et enam MS-iga ei taha enam mingeid asju teha. Et siis on nagu korraks tuli nagu selline selgus hetk, et oh shit, et ma ei saa ennast nagu unustada sellesse töösse, et kogu aeg töö, et peab lihtsalt jõuga, mul on lihtsalt see, et mul on vahepeal raske seda mõtlevat taju välja lülitada, mul on lihtsalt nii selles teemas sees ja mulle hea, mulle väga meeldib see ka, ma olen nagu veits obsessed sellest, aga siis kui lastega oled ja nädalavahetus, siis võiks nagu täielikult välja lülitada, aga ikka ei saa. Ja. Õhtul tead juba, okei, 9:30, ma juba tean, mis asju ma hakkan tegema, mis järjekorras ja nii edasi, et jah, selline asi on. Aga sa ütlesid alguses seda, et sa ei tunne, tunned keskmiselt, on ju. Ja. Mul oli see sama asi, et see oli nii huvitav, et kuidas, vaata tavaliselt räägitakse seda, et on mindset ja mõtled positiivselt ja affirmations ja kõik need asjad on ju. Yeah. Okei, raiutakse seda ja siis on mingid inimesed nagu depressioonis, augus ei saa välja, see jutt ei sobi neile, täiesti vale ajastus. Yeah. Ja ma ise, oli vahepeal periood, kus ma magasin väikse lapse pärast krooniliselt väga halvasti ja siis oli paar päeva järjest, oli selline nagu need heaoluhormoonid olid nii maas, et ma reaalselt tundsin ennast täielikus augus. Ja. Ma jalutan koeraga, elad vaata ilusas kohas, meri, mets, päike paistab, kõik on super kevad. Ja sa nagu, sa ei saa sellest välja. Ja. Sa mõtled kõikidele headele asjadele, aga ta kuidagi ei, nagu vaata, nagu õhupall, vaata, tühi õhupall, kus on auk sees, sa puhud täiesti jõust, aga siin ei teki seda õhku sisse, samamoodi. Ja kuidagi proovid ja mõtled kõikidele head asjad, sa ei saa sellest välja
no, ja siis mingi hetk üks päev on ülihea, täiesti nagu tortilla flip, et nagu ülihea, kõike saad aru jälle, et kõik asjad, mis on elus olemas ja sa oled üliõnnelik, kõik, mida sa teed töö mõttes, sulle hullult meeldib, aga see koht ja siis ma hakkasin mõtlema, et inimesed, kes on depressioonis, et nad vist tunnevadki kogu aeg seda, et sa oled selles sügavas augus, inimesed räägivad, et sa pead tegema trenni ja mõtled positiivselt ja mina käisin just jõusaalis, mis su vabandus on? Sa lihtsalt ei saa sellest välja, et see on nii huvitav. Mul lihtsalt kuidagi jõudis see kohale nii hästi läbi sellise elulise näite. Ma arvan, et unevõlg on siin hästi-hästi olulisel kohal, sest et mul kuidagi 3 aastat tagasi uuesti tuli kogu see holistiline vaade elule uuesti fookusesse, sest et enne seda tõesti vahemikus selline 2014, 2020, 1-2, nii palju asju oli lihtsalt majanduslikus mõttes vaja ära teha ja töö oligi prioriteet 1 ja palju asju jäi tagaplaanile. Aga kuskil 3 aastat tagasi ma enda jaoks avastasin sellise 5 elemendi süsteemi, mis andis mulle ja siiamaani annab hästi hea tasakaalu tunde, et kui mul need 5 asja on tehtud päevas, siis ma õitsen. Ja kui mõni nendest hakkab nii-öelda ära jääma, siis ma reaalselt tunnen, et see seisund vajub ära. Ja kõige huvitavam ongi see, et sel hetkel, kui need elemendid mingil põhjusel jäävad ära ja seisund hakkab langema, siis ei usu, et see asi võib sind augus välja aidata. Aga kui sa hakkad uuesti tegema, sa siis avastad, et nii vähe oli vaja, et tegelikult uuesti saada sinna kõrgemasse sagedusse. Ja mul on need siis uni, mis ma arvan ongi sinu puhul praegu see kriitiline faktor number 1. Et kui ma 8 tundi ära ei maga, siis mul reaalselt on, kohe on seisund teistsugune. Siis on trenni pean ära tegema. Kui ma teen trenni ära, siis ma tunnen, et okei, mingi eduelamus on. Siis 3. on meditatsioonid hommikul õhtul. Ehk siis hommikul kuidagi võtad selle päeva nagu lahti. Õhtul pakid päeva kokku. Aga see on see, kus sa ei tegele selle igapäeva virvarriga, vaid sa keskendud ainult siis iseendale sellises sügavamas mõttes. Siis on toit, just eelkõige toidu sisu, aga ka kogused kõige rohkem. Et ei saa üle. Jah, ma kasutan sellist 1 kausi printsiipi ja olen naisele ka öelnud, et kui sa paned mulle, et meil on see kausid, pane kaussi, ära pane taldrikule, sest taldrikule või palju saada. Ja kui kausi ära sööd, algul on kerge selline, et võtaks veel hea meelega. Instinkt on. Instinkt, isu on. Aga kui sa ei võta, siis umbes 10 minuti pärast tunned, et täpselt paras sai. Ja siis on 5 ongi selline töine eduelamus, produktiivsus nagu. Et mingid asjad saavad tehtud ja ma töötan intervallidega, ma teen selline 70-90 minutilised intervallid taimeriga ja iga taimeri piipiga tekib selline eduelamus. Ja kui sa panedki need asjad kokku, et sa magad normaalselt, sööd mõõdukalt, teed oma vaimsed praktikad ära, oled produktiivne, teed trenniga ära, siis see on see õitseng minu jaoks. Sa oled selles practical consciousnessis ja vaimsuse teemas nii pikalt sees olnud, et kuidas see kokku läheb sinu nendega, mis sa just mainisid, füüsilise keha ja ütleme välisega, et nad ei ole ju ainult nii, et see on ainuke asi, mida sul vaja on, vabastad kõik emotsioonid ära, et sul elus probleemi ei ole. Ikkagi on see, et kui sul on füüsilise kehaga mingisugused probleemid, et siis see ei ole see, mis aitab või on mingid juhud, kui see aitab ka või? Ei aita. Selles mõttes ei aita, et kuna me siin maailmas ikkagi ju elame füüsilise keha kaudu ja kui füüsilise kehaga ükskõik missugune probleem on, tõesti kas ainult valu on kuskil või mingi suuremad probleemid ja magamine on mõnes mõttes ju ka sellega seotud, sa võid ka reaalselt ära magada ennast nagu ja sul on nagu füüsilise keha kurnatud, kui sa ei ole maganud, siis kindlasti on füüsiline keha väga oluline. Aga mina reaalselt kasutan sellist kaarti, reaalselt iga päev. Ühel või teisel moel ma vaatan sellele kaardile mõttes peale ja kaardi sisu ongi siis selles, et on minu ümbritsev maailm, kõik asjad on mis on väljaspool mind, siis on minu füüsiline keha, ehk siis mis on justkui minu sisemaailma ja välismaailma vaheline kiht,
siis on mõtted, ehk siis kõik kirjeldused, arvamused, uskumused, lood, kõik, mis sisaldab informatsiooni selle kohta, mis toimub minu ümber, aga selle kohta, mis toimub minu, ma ei tea, kehaga, minu endaga. Ja siis ongi tunded, emotsioonid, ehk siis reaalne seisund, meeleolu, kõik läheb sinna alla. Ja ma kogu aeg trackin, 24/7 võib öelda, isegi öösel mõnikord, värkad üles, lähed vetsu, kogu aeg vaatad. Ja ma olen enda jaoks ära fikseerinud, missugune on hea seisund. Ennem ka algul ütlesin, et ei ole võib-olla täna kõige parem nende füüsilise keha probleemide tõttu. Aga et ma tean, missugune on minu hea seisund, kui ma tunnen, et hea on olla, normaalne. Ma isegi ei ütleks hea, sest hea võib kõlada, et ta on nagu emotsionaalselt hea kuidagi. Nagu selline keskmine, ei hea, ei halb. Jah, nagu ta on neutraalne. Neutraalne, just. Et ei ole mingit tohutut sellist rõõmu, aga veel tähtsam, et ei kisu alla, vaid on täiesti neutraalne ja hea. Ja see on minul see nullpunkt. Et nii kui ma tunnen, et mul mis iganes põhjusel siis kaldub sealt kõrvale, siis ma võtan kohe selle kaardi, vaatan, okei, mis toimub. Et kõigepealt vaatan, kas see, mis praegu kisub mind sealt välja keskmest, on midagi seotud minu välismaailmaga, ehk siis teiste inimestega, kas ma saan midagi muuta või ma ei saa muuta. Siis ma vaatan, kas see on seotud minu kehaga ja siis ma vaatan muidugi, et okei, kuidas ma seda olukorda kirjeldan, vaatlen, analüüsin, mis on see info selle kohta ja siis on see seisund. Ja alustan tavaliselt siis seisundist selle sama practical consciousnessiga, et kuidagi seisund uuesti normaliseerida ja siis saab nende ülejäänud asjadega palju adekvaatsemalt tegeleda. Mulle meeldib selline metafoor, et kui sa näiteks praegu ka metsas siin kõnnime, kujutad ette, et tohutu torm on, me oleme eksinud, kõht on tühi, mida iganes, no reaalne kriisiolukord juba. Ja siis torm on nii suur, et me ei näegi siin lähima puu peale, aga tegelikult siin ühe lähima puu peal on mingi suur nupp, suur või väike, mille peal on näiteks, et lülita torm välja või midagi. Aga tänu sellele, et torm on nii suur, sa ei näe seda nuppu ja sa ei leia ka seda koduteed. Ja siis, kui keegi ütles, kuule, vaata selle nupp, et lülita välja see, et vähemalt torm rahuneb maha, sa leiad selle väljapääsu. Siis minu jaoks selle practical consciousnessiga on sama asi, et miks ma alati püüan kõigepealt seisundi taastada, on see, et siis kõige muuga on palju lihtsam ja arukam hakkama saada. Ja niimoodi kogu aeg trackin ja kogu aeg püüan ennast tagasi tuua. Ja nüüd ongi see, et kui on füüsilise keha probleem, sa ei saa seda korda teha lihtsalt kohe. Sul on vaja võtta aega ja nüüd ma praegu mõtlengi, et selle kukkumisega peaks füsioterapeudi juurde minema, kus ma kunagi elus käinud ei ole näiteks. See on tüütu, ma ütlen kohe. Jah. Sest see on selline igapäevane, pead tegema nui 4 lihtsalt selline lihtsad harjutused, võtab aega, aga pead tegema läbi selle ja vaikselt taastab. Tavaliselt, see oleneb muidugi vigastuses ka, aga see on selline. Aga räägi enda tänasest practical consciousnessi. Kas üldse kuidagi seda nii süsteemselt teed või mis su enda laual on täna selle? Ma olen igasuguseid neid erinevaid emotsioonide vabastamise tehnikaid proovinud ja katsetanud ja vaadanud. Sina oled väga palju andnud sisendid ka. Aga tead, siis ma juba hakkasin seda päris hästi regulaarselt kasutama. Ka igapäevaselt, iga õhtuselt ja siis ka hoo pealt, nagu sina vaatad, et kohe niimoodi. Ja siis me käisime seal pikal reisil. Ja siis kõik läks sinna, kui ta läks, seal oli nii nagu oli, et siis kui tagasi tulles austades ei ole, aga see tähelepanek, see on nagu veider. No vaata, ongi lihtsalt see, et kõiki asju on palju, kõigepealt teed mingid elementaarsed asjad ära, une ja need asjad ja siis vaatad edasi, kuigi see ei välista, et seda ei peaks tegema, aga see huvitav tähelepanek on ikkagi see, et kui suurt rolli mängivad emotsioonid igapäeva näiteks lähisuhetes. Et ma kujutan ette, mõttes statistiliselt, kui palju näiteks paare on lahku läinud, on ju. Kui inimesed oleksid selles hetkes suutnud, mis on kõige raskem asi üldse, kui sul on see kõige rohkem närvis oled, vihane, mis iganes sul emotsioon on, selles hetkes vabastada, on ju. Kui nad oleks seda teinud, kui palju paare oleks kokku jäänud võib-olla, et ma olen seda ise tundnud, et need 2 äärmust, mis sa sel hetkel tunned,
versus mida sa tunned pärast seda emotsiooni vabastamist, see on lihtsalt kadunud, see nagu pinge kaob ära. See tundub liiga hea, et tõsi olla, aga see päriselt on nii, aga nüüd on see küsimus selles. Küsimus ei ole ju see, et kas see töötab, me juba teame, et see töötab, nüüd on see, et aga miks sa siis Sten ei tee igapäevaselt seda? Ja see on väga hea küsimus. Kuidagi ma arvan, et sa alateadlikult prioritiseerid kõiki neid maiseid asju igapäevast seda virvarri ja sa nagu jõuagi sinna. Aga tegelikult see on lihtsalt see, et pane kalendrisse, võta see hetk, tee ja eks ma proovin seda vaikselt tagasi võtta. Aga ma arvan, et see on üks lihtsamaid asju, mida teha tasuta. Sa ei pea mingisugust 2000 € kursust võtma kellegi käest ja see töötab. Aga kuidas kas sa teed seda motivaatori asja, sa oled Eestis üks parimaid meeskonnakoolitajaid, ma vaatasin huvi pärast sul neid tagasisidesid, kodulehti, kõike. Sind ikka kirjeldakse ülivõrdes, et siis sa oled käinud palju podcastides, et on mitu podcasti, kus need saatejuhid on öelnud, et episoodid sinuga on kõige paremad olnud üldse läbi aegade. Et milles see tuleb, mis sa teistmoodi teed kui teised inimesed, kas koolitajad või siis üldse avalikud esinejad? Kõige kummalisem ongi see, et ma ise tean ja pean ennast ikka täiesti keskmise intelligentsusega selline kõige tavalisem inimene, tavalisem Eesti mees üldse. Ja kui ma oskan üldse midagi välja tuua, siis võib-olla seesama töö oma sisemaailmaga, selline vaimne töö kandub kuidagi nendesse eluvaldkondadesse üle, sest et mis asi on üks koolitus tegelikult? Me võime nimetada seda koolituseks, aga tegelikult sa ju kohtud grupi inimestega. Ja nüüd siis see tellimus, mis sulle ju antakse, on see, et selle päeva tulemusena midagi selles kas dünaamikas muutuks, kuidas inimesed omavahel käituvad, omavahelised mingisugused suhted, aga seal taustal on ju alati see indiviid. Ja see indiviid, ükskõik mis ta nimi on, mis soost ta on samasugune lihtne inimene nagu mina. Vahet pole palju ta on koolis käinud ja kas ta on minust haritum või mitte, intelligentsem või mitte. Aga olles iseendaga nii palju aastaid ja aastaid sisemist tööd teinud, nähes inimlikke kannatusi, probleeme, aga ka võimalikke lahendusi, siis see on kuidagi andnud koolitajana võime tajuda, aga see on otseses mõttes vaata öeldakse, et kas sa puude taga metsa näed. Selle vastupidi, et kas sa näed metsa taga puid. Et see meeskond tegelikult ju koosneb samasugustest inimestest ja ma kuidagi, võib-olla on see ka kogemus nende aastatega, ma kuidagi püüan nagu läheneda sellele kõigele selle kaudu, et ma ei tule mingisuguse kliendi tellimust täitma selles tähenduses, et juht ütleb nii, nüüd tuleb nii teha. Ma püüan aru saada, mis võib see sügavam probleem seal meeskonnas olla, mida need indiviidid vajaksid selleks, et nad oleksid rohkem huvitatud üksteisest, juhi ja tööandja vajadustest. Ja siis püüan seda kuidagi nagu välja tuua ja ma olen aastate jooksul hästi palju erinevaid meetodeid ise välja töötanud, püüdes leida siis mingi praktilisi tegevusi, et kuidagi nende abstraktsete teemadega tegeleda. Ja need meetodid päriselt töötavad.